Täna ma tahan sulle jagada ühte teemat, mis oli minul väga suur, mis takistas mul elamas täispotentsiaali. Ehk siis see oli ülitundlikkus. Ülitundlikkuse varjatud sõnum on tegelikult madal eneseväärtus. Sa tunned, et sa ei ole piisav sellisena, nagu sa oled. Sa tunned, et sa ei ole väärtuslik sellisena, nagu sa oled. Ja need on kõik varjatud sõnumid, mis siis tegelikult need traumad, mis on sinu sees tervendamata, siis need lihtsalt kogu aeg kogunevad ja see ülitundlikkus on lihtsalt märk sellest, et sinu hingekarikas on otsast lõpuni täis neid tundeid, mida sa enam ei jõua kanda, mis on sinul vabaks andmata. Ehk siis ülitundlikkus ei teki niisama. Ülitundlikkus on märk sellest, et ja veel eriti neile, kes on kõrgendatud ülitundlikkusega, sest tegelikult ülitundlikkus on sünniga saadud. Mõningatel juhtudel võib see olla traumapõhine. Mina olen ülitundlik olnud terve elu, aga minu kõrgendatud ülitundlikkus oli märk sellest, et ma kandsin kõiki neid tundeid, mida ma ei ole osanud vabastada. Nii et kui minu tervenemise teel 12 aastat tagasi sattus kiirabi, siis ta ütles, et hakake tegelema oma tunnetega, siis te saate sellest ärevusest ja depressioonist vabaks. Nii et see olukord päästis minu päeva ja täna olen mina siis see, kes aitab teistel inimestel lahendada nii ärevust kui depressiooni. Ja ülitundlik mina ongi siis see, kes siis on see, kes siis tunneb kõikide inimeste tundeid. Ehk siis ta tegelikult tunneb sügaval tasandil. Ma toon sulle ühe loo. Ma läksin vanasti, kui ma käisin poes ja nägin mõnda tuttavat ja kui ma küsisin, kuidas tal läheb, siis ta ütles, et oi, väga hästi, aga minu hologramm juba logis tema energiasse ja kui ma tundsin seal sellist valu ja tahtsin nutma hakata, siis mõningatel kordadel mul täiesti pisarad jooksid, inimene säras, aga tegelikult see valu, mis oli alla surutud, tundsin mina väga hästi. Ehk siis ülitundlik inimene on see, kes siis tunneb väga sügavalt teiste emotsioone. Nii et, ja see on märk sellest, et sa ei ole osanud oma piire kehtestada. See tähendab ka seda, et sa oled võtnud vastutada kõikide inimeste tunnete eest. Aga see on see koht, mis sul tuleb ära õppida. Et ülitundlikkus saab sisse ja välja lülitada, aga ülitundlikkusel tuleb ära õppida see koht, et ma vastutan ainult iseenda tunnete ja mõtete eest. Nii et kui sina oled täna ülitundlik ja sa tunned kogu aeg sellist veel tunnet, et sa kahtled kogu aeg kõiges, mida keegi räägib. Sa võid praegust kahelda, mida mina räägin, sest sa kahtled kogu aeg oma väärtuses, sa kahtled kogu aeg oma tunnetes, sa kahtled kõiges. See võtab ära väga palju eluenergiat. Sul on väga suured kahtlused ka oma otsustusvõimetuse osas, et sa ei oska teha uusi valikuid. Toon sulle näite, et kui mina hakkasin endaga tegelema 9 aastat tagasi, siis paljud inimesed ütlesid, et kuule, see on mõttetu, see ei ole see koht, tegele millegi muuga, aga mina tundsin reaalselt, et see on minu koht, minul tuleb ennast tervendada, sest et neid emotsioone, mida ma kandsin, oli nii palju ja ma kohe tundsin raskustunnet ja väsimustunnet, aga ma ei tahtnud neid tundeid. Ma tahtsin tunda elurõõmu, jõudu, väge, ma ei tahtnud olla seal väsinud voodis, nii et minu jaoks oli see täiesti õige tee, aga minu sees hakkas mängima kogu aeg see, et teised inimesed ütlesid, kas see on õige ja väga paljud inimesed ütlevad, et aga lollidelt tulebki raha ära võtta, et pane sinna ja aga tegelikult on see koht, et inimene ei tunne endas kindlust ja see eneseväärtuse piisavuse tunne ei ole paigas, siis sa kogu aeg kuulad teisi ja lased nagu teistel oma elu juhtida. Õnneks ma sain selles osas nagu sabast kinni ja teadsin, et see on minu tee.
ja mina tulen sellest ärevusest ja depressioonist välja, sest ma olin nii pidevalt emoklient, et ma enam seda ei tahtnud. Ma soovisin tunda elust rõõmu, armastust ja olla sealt kannatusest vaba. Nii et täna ma seda olen ja tänu sellele saan ma sulle jagada, mida ma siis teinud olen. Ehk siis lahendus, ülitundlikkuse lahendus on see pool, et sa paned piirid paika, sa hakkad vabastama kõiki iseendas kinni hoitud ja vabastamata ja alla surutud tundeid ja kõiki neid pärandtundeid, mida sa oled endale kanda võtnud ja kõikide oma ema ja isa tundeid, mida sa oled samamoodi enda kanda võtnud, siis kõik need tuleb vabastada sinu energiast, et energia läheks liikuma ja sa saaksid tulla ära oma elusse, oma saatusesse. Nii et kui sina oled täna seal, siis tea, et selle ülitundlikkuse kõige suurem võti on vastutuse võtmine. Sa võtad vastutuse iseenda tunnete ja mõtete eest iseenda kätte ja samamoodi vastutad iseenda energia eest ainult sina ise, sest energia on sinu suurim väärtus. Nii et kui sa oled valmis nägema endas teist kohta, kui olla seal kannatuses, siis tea, et sinu sees on need uskumused, mis vajavad lihtsalt ümber tegemist. Sina oled tulnud siia maa peale särama, mitte kannatama. Aitäh!